Tervist, head vaatajad! Seekordne etapp on meid toonud Tihemetsa MX Mastersi teine etapp leiab just aset siin Lauri Krossi rajal. Sõitjatele paljudele tuttav rada, aga on ka sellised sõitjad, kes seda rada väga hästi ei tunne. Vaatame, kuidas neil läheb. Väga hästi läks, et rada oli ideaalne, ilusti kastetud ja hüppenukid oli üles lükatud ja väga äge oli. Ja natuke sopane oli küll, aga sai hakkama küll. Selle raja ma paneksin Eesti radadest top 2. Kvali läks päris hästi, 9. koht, et jah. Sõiduks panen valmis niimoodi, et joon hästi palju vett ja enne sõitu puhkan, telefoni ei vaata, hoian mõtted selged ja siis saangi endast 100% anda. Tere! Vahteritel siis kvalifikatsioonisõidud tehtud, tuju on hea, natukene pori saime hommikul, aga rada oli mõnus ja seltskond mõnus, nii et anname kuuma. Ma ei tea, tahaks võita. Nii, aga mida tuleb teha, et see võit ära tuua? Kiiresti sõita. Kuidas kiiresti sõitma peab? Gaasi keerama. Natuke purine oli, aga tihemalt saab muidu lemmikrada. Meeldib väga ja see on mu lemmikrada. Näitsin tihti? Ei päris ei käi, enamuselt kaugesid. Kuidas siis sõiduks valmistatakse? Ma teen sooja ja panen riidesse ja lähen sõita. No natukene on vaja suhkrut ka, et energiat. Mis tänane suhkruvalik on? Kummikummid. Kummikummid, mis lemmikid kummarid on? Äkki on ussid. Ussid või? Jah. Mis sul on? Ma arvan ka ussid. Ussid või? Või kummikarvad. Ja kuidas sa valmistud? Panen riide ja teen sooja. Kuidas sooja teed? Harjutusi. Jalad soojaks jää? Jah. Nii, aga kuidas ülakeha saab? Ülakehal on käeringid, puusaringid. Ja siis ongi hästi juba, jah? Aga kuidas rutska harjutus on? Niimoodi. Ja siis niimoodi ka. Näpud ka? Jah. Mis siis lapsevanemal tunded seeski on? Närvilised. Kas see ajaga nagu läheb väiksemaks või sellest ei saagi üle? Meil on alles teine hooaeg käsil, nii et ma ei saa aru küll, et see oleks üle läinud. Pigem nagu kiirused lähevad suuremaks ja närveldamine läheb hullemaks. Tuleb mehiselt sõita kohe algusest saadik esimesest ringist. Lapse peal natuke kõrvaleid meheks saada väikseks hetkeks. Siin viimased sõnad veel enne sõitu siis on poistele? Ega mis nüüd on juba hilja öelda midagi. Kodutöö on ikka kodus tehtud ja siin enam pole midagi õppida. Et siin tuleb teha seda, mida sa oskad. Motivatsiooni jagad? Ega tal motivatsiooni piisab selles mõttes, ma ei peagi jagama. Piisab, kui ma toon ta siia kohale ja see annabki talle tuhhi juurde. Kuidas starte vaadata on? Päris närviline ikkagi. Päris närviline, jah. Aga noh, selles mõttes, et ilma selleta oleks ka igav elu. Start nii palju oli neid lihtsalt. Ühel poisil läks start kehvasti, teine oli päris eesotsas, aga esimesed ringideks peab pingutama, et ettepoole tagasi saada. Aga tuleb põnev sõit, rada on põnev ja rahvast on palju, 41 poiss on päris suur kogus. Sellist pole Eestis, ma ei tea, väga ammu näinud. Selles mõttes on tal... Start oli hea, esimesel ringil kukkusime, et nagu ikka on vaja hingata ka vahepeal, et selles just rahulikult võtta, aga õpime, kõik on hästi. Martin Markus Anti 5. kohal, omakorda 4. kohal. No nii, sõit läbi, poiss tuli siis, start läks halvasti, aga tuli tagant 6. nii et mina olen rahul, väike poiss ka, kes esimest aastat sõidab, tegi väga tubli sõidu, jäime püsti ja terveks, nii et kõik on väga hea.
oleme sõiduga rahul, kukkus küll, aga tuli tagant uuesti ja päästis need kohad ära. No. Start oli hea, aga teine sõit jälle ja paneme edasi. Start oli halb, aga suutsin tulla ettepoole. Väsinud? Räigelt. Suht porin oli ka vist või? Ja oli hästi üle kastetud. Sulle pigem selline meeldib või? No vahepeal on lahenenud mudas sõita, aga vahepeal võtab liiga läbi ja siis ei taha. Plaanid on ikka hea sõit teha. No ikka tuleb hea start saada ja enda moodi edasi sõita. Siin on vaja hea start saada ja kui hea stardi saad, siis on suur võimalus, et võidad ka sõidu. No resti pealt on kõikidelt nii-öelda sama hea start ja kuna mulla peal on võib-olla osad pinnased mudasemad ja halvemad. Põnevus nagu ise natukene sõidaks või võistleks. Aga kuidas tundub rada kõrval saadest? Väga hea Euroopa rada karjunud, siis pigem loodad, et korraldajad liiga palju siluma ei hakka, et 85-stel on vaja juba tõsist rada. Hello, the feelings before the race is very, very good. Before the start, like always, like usually, it's normal, small stress, but I trust my kids. They do the best. Kuidas hea stardi saad? No kahe näpuga sidurist kinni ja natuke pidurit ja siis mõlemad samal ajal lahti ja siis minema. Tegelikult täna on selline teistsugune tunne, sellepärast et tavapäraselt ma siin stardi taga ei ole. Ma vaatan alati kuskilt eemalt ja starti ma üldse tavaliselt ei vaata, et kui esimene kurv on ära tuldud, et ma alles siis vaatan, aga kuidagi täna sai nii, et ma siia taha tulin ja Ronnile see väga sobis, nagu et kvalis sobis ja isa ütles ka siis, et ma tuleks täna kaasa, nii et päris närvesööv on. Patrick Sirulits on esimese sõidu enda kasuks keeranud. Yeah, it's like tough Tough? race. What happened? Why tough? Because it's outside is very hot and the track is bumpy and yeah. Good race, not the best start. Lotus and Theo crash and I pass Moses and I get second position. No, mis ütled? Hea sõit oli. Väga super. Start läks väga hästi, siis jäi stardikurvi, läks viimasena minema ja sõitis ülitubli tulemuse, et nagu nii kõvasti pingutas, et väga tubli. Siis, kui sa must mööda läksid. 6. käiguga põhjagaasiga sidurniaadi libiseb ja hüppeid üle ei saanud, noh. Mis täna on? Terve sõit ikka, et täis. Terve sõit, mul terve sõit läinud sikkel edasi. Lähen sealt tagant, see suur allhüppe ära vasakule kurvi, siis see paremale mäest üles. Lähen 5. kõige kurist välja lükkan jalgadega, et saaks mäest üles. No, sidur nii reitselt libiseb. Ise lasid sidur õhku siis? Ei lasid esimesest ringist saadik. No sul vist on vaja teine lugu, või? Mul ka väga hea ei olnud. No, ma võitsin küll, aga ise nagu sõiduga ei ole üldse rõõst. No, käed läksid täis ja tegelikult oleks suht palju rohkem pingutada. Oligi, käed läksid täis ja siis tegelikult pulss oli isegi suhteliselt madal, ma ei sõit nagu üldse piire ees, aga lihtsalt... No miks täis läksid? Aga lihtsalt nagu jalgad ei käinud väga kinni. Tegelikult praegu väike nagu haigus ka, aga... Tuleb ju lõpuni ära suruda. Mis lõunaks sõid? Kartulisaat selline. On hea või? Suht hea oli, jah. Kodune kartulisaat ikka toob rammu sisse. Ema tehtud. Selle pealt ma siin purjetangi. Sõit oli väga hea, start oli väga hea, olin teine ja siis eesad ringid. Ma aitasin need suurtega ja siis mõned said mööda, aga suutsin hea tempoga lõpuni sõita ja 125 võitsin ja 2,5 näida.
hästi raske rada oli ja Start! ei olnud kõige parem, aga jälle sõidus sai ette võideldud. Sarvus stardis, ma lähen täiega järsku nagu sidur tuleb ise sisse. Ja, see oli hea, said tänast umbes kohe ette ära. Mis muljed on siis päevast? Väsitav, palav, palju emotsioone, palju vigu, aga samas me oleme rahul. Jah, üks päev, mis homme on? Homme on Läti meistrikad. Teeme siin pillid ära ja järgmisele rajale. Teine start oli väga hea. Esimene läks metsa, aga teine oli väga hea. Ei, väga tubli. Jaa, kõik läks hästi, väga lahe. Tubli poiss. Andis maksimumi endast ja väga hästi. See oli pingeline ka kõrvalt lapsevanemana? Oli küll, jah. Nüüd, kui sõidud on läbi, siis saad nagu natuke rahulikult hingata, vaata, aga sõidu ajal on ikkagi jõudne. Esimene sõit oli okei oli, et stardis sain hästi minema, aga lõpus väsis ära ja jäi kolmandaks. No kuumus on päris hull ja raske rada. Mida kuumaga toime tuled? Tulen päris normaalselt, olen Euroopas ka sõitmas käinud, et seal juba harjub sellega. Mis plaan on? Hästi sõita. Kuidas hästi sõita saab? Tuleb hea start ja korvid kiiresti ja siis on kõik hästi. Ja häid liine valida või? Jaa. See on oluline või? Jaa. Miks oluline on? Sest kui suurtest aukutest sõita, siis pesib käsi kiiremini ära. No kuumaga on äge, aga sõita ei ole väga äge, et lõpp läheb ikka päris raskeks ja tsiklist on juba päris raske kinni hoida. Päev läks hästi, teise sõidu sain stardist kolmandana ja kohe esimesel ringil sain juhtisin seal natukene aega, aga siis kui väsisin, läks lootus mööda ja kokkuvõttes teises sõidus olin teine ja kokkuvõttes ka teine. Meie päeva kommenteerime. Väga soe ja kuum ja pingeline. Pingeline, jah? Jah. Tere hommikust, Tihemetsa MX Mastersi teine päev on hakkamas ja sellepärast, et ennast korralikult ja hästi tunda terve päeva, tuleb kõigepealt hommikul tankida. Ja, kuidas langes? Kohe vaatame. Kohe vaatame. Mõni kukub ikka varem. Pead arvestama veel kahte ka. Mis sa nagu siit tänapäev nagu jälgid, et kas mõni kukub kiiremini ja teine aeglasemalt või? Ja nii ta tavaliselt on, et millegipärast mõned kukuvad varem. Ehk siis ma selle video põhjal saangi vaadata, et jumal eest ei võtaks seda, mis kõige hiljem kukub. Et muidugi see koht on ka oluline, aga et oleksid kiired puud. Mis siis ettevalmistus tähendab siin enne sõite? Enne sõite tavaline asi on see, et vaatame üle ära sõite tulnud lahtised tükid, jupid. Aga põhiline on see, et liivarajal, et
amortega hoopis teistpidi käituma, nii et siin tuleb päris oluliselt nüüd seadistusi muuta, et praegu seadistaski amorti või? Jah, hetkel keerame ta liivaks valmis. Hammasrattad tuleb teised panna liiva jaoks sobivad, et muidu on see, et hammasratas peab ennast suutma ära puhastada, siia läheb sälkudega hammasratas, spetsiaalne hammasratas. Et ei juhtuks seda, mis juhtus Karksis. Ja eks see põhiline teema on siis kütte sisse ja ega muud väga ei ole. Miks siis poisil quad? Hea küsimus. Kuna ma ise kunagi sõitsin kestvuskrossi, et võib-olla sellest tuli tal see huvi selle asja vastu. Mis klassi ta sõidab praegu? Quad 100. Quad 100 on kuni 4 takti ja kuni 150 kuubikut ja Quad Junior on kuni 250 kuubikut. See aparaat ega ju seda poest osta ei saa? Ei saa. See on Ameerikast tellitud. Põhimõtteliselt raam ja termiku osa tuli USA-st, aga mootor on nagu siitpoolt ise peale modifitseeritud. 85 kas-kas. Aga suure silindrikitiga 105. Kvalifikatsioon läks hästi, et teine aeg, et Quad 100 olin esimene ja rada oli suht selline nätske pinnas ja mulle meeldis. Hästi läheb. Täna mul oli kolis 3. koht, aga aeglane oli terve koli ees, eks ma ei saanud väga kiiret ringi. Plaan on saada 2. koht ja Larisile ära teha. Jaa. Oled siis sõbrad või? Jaa, oleme. No käed värisevad, väga põnev. Ja kuidas tundub start? Ideaalne, täpselt nii nagu oli räägitud, nii ka läks. Vaatame, mis sõit toob. Ikkagi maailmatasemel koodimised. Nii, aga võtame siis kivi ja veel tulemata. Väga hea sõit oli, lõpus mul hakkas nagu jube palav. Seega nagu ma hakkasin veits nagu aeglasemaks minema. Ja siis nagu ma ei saa aru, kuidas see 3. kohal ja 4. kohal nagu maha hakkasid jääma, kuigi ma enda arust sõitsin nagu aeglasemalt. Äkki väsisid või hakkas neil ka palav? Ja muidu hakkas ka palav ja ma väsisin ära. See on nii pikk jutt tegelikult, kuidas see kõik juhtus, aga mõte oli lapsega lihtsalt aega veeta. Nagu ikka, esimene hiinakas ja sealt hiinakast juba tuli quad ja nii ta läks. Et ei ole minul mitte mingit kokkupuudet motocrossiga. Ta oligi lihtsalt mõte lastega või lapsega kvaliteet aega veeta. Ja siiamaani see kõik on õnnestunud, et naudime rõõmsaid kilomeetreid. MX Mastersi teise päeva kindlasti üks tähtsamaid starte on MX Open Quadi start. Rajale on minemas ka MM-sarja riider Kevin Saar ja Karl Robin Rillo, kes mõned nädalad tagasi Karksinu üles võidud. Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone. Just wanna flow, just wanna hang with the gang, but sometimes chill on my own. Just wanna do me, just wanna doze. Just wanna live and see how it goes. My goals just keep on going. Ma arvan, et väga okei. Laste starti just enne vaatasin, et stardipuu on täis. Isu neil on, minu telgi ümber ka on väga äge neid siin muramas näha, et jagan kleepse autogramme kõike, mida nad küsivad, et nendega tuleb suhelda ja mul on väga hea meel, et lasteklass elab. Kuigi vahepeal mõned aastad oli neid väga vähe, et siis, aga nad on eestvedajad on ka head tööd teinud, et järelkasvu peale tuua ja loodetavasti see aina kasvab. Noh, hea puu tagumine ja praegu eestikatel on see rist ka, et ei ole väga harjutanud, aga
eile Lätis oli ka aloojas, et sain juba harjutada. Päris hea tunne on. No ma muidugi vist kardan ka, et äkki läheb midagi halvasti, näiteks jään kuhugile kinni või midagi. Ja miks peaks nii juhtuma? Ma ei tea, äkki ta on mingid suured rööpad ja ma ei ole nii hästi rada ka näinud. Kes su iidolid on? No... Nii, siis on Rillo siin, siis on Kevin Saar, siis on Sõna. Ja see on suht kõik, ma lihtsalt tahtsin nende teiste autogramme, kuna see oli äge. Okei. Need 3 just on nagu mu lemmikud. No eks poistel kindlasti on raske, et keegi ei taha ju tüdruku selja taga lõpetada ja seda enam, et kui tüdruk on poistest eespoole, siis poisid teevad ikkagi kõik, mis suudetakse, et saada tüdrukust ettepoole. Aga see on netele kõik kasuks tulnud. Et kuna tänu sellele me peame kogu aeg olema mitte natukene paremad, vaid palju paremad. Et isegi poistel ei tekiks seda lootust või unistust, et nad saavad nette vastu. Sama kõrge ja praat pole väiksem. Mis seisus on kvoodide järelkasv? Ma arvan, et praegu noori on päris palju tekkimas, et kindlasti on seal silmapaistvad vennad olemas, et Sutt ja kes ma olen jälginud, et ka väike Pedras areneb ja seal on neid sõitjad on palju, et tüdrukidki on tublid. Meil, nagu me näeme, et siis promotakse ainult soolosi, ütleme niimoodi, et aga kui meil on kvoadis on ikkagi maailma tipud, et Saar ja Rillo, et võiks nagu vaadata seda ja rohkem promo saada see kvoadimajandus. Ma arvan, et ta on väga läbi omadega. Palavuses? Jaa, tundus juba seal vahepeal, et raputas pead, et väga palav on. Väga väsitav, et rada oli ka väga aukus ja soondes, et raske. Suuremalt, kuidas kallutada paremini, kuidas mööda minna ja üldse kurvitehnikat ja kõike. No emasõnad olid peale Robin Rillo. Mitmes on see aasta? Täna on juba, kõik sõidud on head olnud, et kõik on poodiumil ja mõned on teised, aga muidu on kõik esimesed.